Arvutamise peatüki kõige viimase asjana tahan sulle näidata, kuidas ühendatakse erinevate lahtrite sisu ühte lahtrisse ning teen seda 3 erineval viisil. Esiteks ühendan 2 lahtrit kõige tavalisemal moel, ehk siis 2 lahtri sisust moodustub üks pikk teksti või arvujada. No näiteks kas liitsõna või telefoninumber või arv koos mõõttühikuga või autonumber. Ja siin teises näites ühendan 2 lahtri sisu nii, et nende 2 lahtri sisu vahele jääks tühik. Ja sellist ühendamist on loomulikult mõistlik teha just nimede korral. Ning kolmandaks ühendan terve lahtrite rodu, nii et moodustuks näiteks loetelu ja eralduseks kasutan seekord kirjavahemärke või sidesõnu. Ja hakkan siis aga otsast peale, lähen siia lahtrisse D2 ja proovime hakata selle valemi kirjutamisega pihta. Kõigepealt siis võrdusmärk. Märgin ära esimese lahtri, mida ma tahan ühendada ja nüüd kirjutan ühendusmärgi ja ühendusmärgiks on Excelil ja-täht. Ja tahan ühendada 2 lahtrit ehk siis lahtrit A2 ja lahtrit B2. Olen mõlemad lahtrid ära märkinud ehk siis võrdub A2 ja B2. Vajutan Enter ja ongi 2 lahtri sisu ühendatud. Võtan sellest lahtrist, sellest valemist kinni, lohistan selle tabeli lõpuni ja ka kõikide järgmiste lahtrite sisud on täpselt samamoodi ühendatud. Täpselt samasugust lahtrite sisu liitmist saab teha aga ka funktsiooni abil. Näiteks kui ma lähen siia tulpa F ja kirjutan võrdub, siis on olemas selline funktsioon nagu concatenate. Kuid siinjuures ma pean ütlema, et minu arvates on see ja-märkide meetod palju kergemini tajutav ja kasutatav kui funktsioon, aga vaatame siinjuures ka selle funktsiooni näite ära. Nii, nagu ma ütlesin, selle funktsiooni nimi on concatenate ja kõigepealt peab loomulikult teadma, kuidas seda kirjutatakse ja seejärel näete, spikri peal jäi ainult üks variant, seda pikka lohisevat funktsiooni ma siia kirjutama ei hakka, vajutan lihtsalt Tab klahvi ja nüüd tuleb siis siin spikri pealt vaadates sisestada tekstid, mida ma tahan ühendada. Vajutan esimesel lahtril semikoolon, vajutan teisel lahtril, rohkem tekste mul ei ole, panen sulud kinni ja vajutan Enter. Ja siin samamoodi on siis 2 sõna ühendamine väga ilusasti õnnestunud. Lohistan tabeli lõpuni ja teiste sõnadega on see funktsioon hakkama saanud. Aga nagu ma eelnevalt ütlesin, minule isiklikult meeldib see ja-märgi meetod palju rohkem. Teises näites aga jätame siis 2 sõna vahele tühiku. Lähen siia lahtrisse D10 ja hakkan valemit kirjutama täpselt samamoodi nagu eelmiselgi korral. Võrdusmärk, märgistan ära esimese lahtri ja nüüd jällegi panen ühendusmärgi, kuid nüüd peale ühendusmärki ei tule mul ju kohe mitte järgmise lahtri sisu, vaid peaks tulema tühik. Alati tuleb aga meeles pidada, et tühik on samuti tekst ja tekst pannakse Exceli valemites ja funktsioonides alati jutumärkide vahele. Seega tuleb tühikut kirjutada kui teksti, mis ei sisalda mitte ühtegi sümbolit, ehk siis kirjutame jutumärgid ja tühik ja järgmised jutumärgid. Jutumärkide vahel ei ole meil mitte midagi. Nüüd tuleb jällegi sisestada ühendusmärk ja nüüd ja viimaks anda siis see järgmine lahter ehk siis B10 ja ongi valem kirjutatud. Võrdub esimene lahter, ühendusmärk tühik, ühendusmärk ja viimase lahtri sisu. Enter. 2 lahtrit ühendatud ja nende sõnade vahel on tühik. Võtan jällegi valemi nurgast kinni, lohistan selle tabeli lõpuni ja ka kõik ülejäänud lahtrid on täpselt samal viisil ühendatud. Ja viimane näide, ühendame terve lahtrite rodu. Lähen seekord siia lahtrisse
F18 ja hakkan ühendama neid 4 lahtrit. Võrdusmärk, esimene lahter, ühendusmärk. Nüüd võiks ju selle loetelu vahele tulla koma. Koma on samuti tekst, koma tuleb kirjutada jutumärkide vahele. Jutumärkide vahele panen koma. Koma järele tuleb jällegi ühendusmärk, järgmine lahter. Jälle ühendusmärk ja jällegi koma jutumärkide vahel. Ühendusmärk, kolmas lahter. No, kolmanda lahtri järgi võiks ju tulla näiteks mõni sidesõna, ühendusmärk ja seekord siis panen jutumärkidele vahele lihtsalt ja jutumärgid kinni. Ühendusmärk ja viimane lahter. Kuid pea kinni. Paar asja olen unustanud siia valemisse kirjutada, nimelt tuleb ju lisada loomulikult ka tühikud. Ehk siis, kui mul on esimene koma, siis siia koma järgi peaks tulema mul tühik, väike paus, alles siis tuleb mul teine sõna. Jällegi koma, väike paus, kolmas sõna. Ja ka ja, nii ja ees kui ja taga peaks olema mul tühik. Neid ei tohi siis unustada. Valem valmis kirjutatud, vajutan Enter ja on ühes samas lahtris loetelu olemas. Esimene, koma teine, koma kolmas ja 4. Võtan valemist kinni ning lohistan selle tabeli lõpuni. Nii, jänes, koer, kana ja hobune, nimi, perenimi, vanus ja amet, maakond, linn, tänav ja maja number. Nii, viimane näide on küll natukene halb, eks ju, et Tartumaa, Tartu, Kraavi ja 45.6. Siin võiksime teha väikese paranduse, läheme siia sisse ja selle ja asemel üldse kogu selle ja siit ära kustutada ja jätta siia ainult tühik, ehk siis Kraavi 45.6. Ja niimoodi saabki siis erinevate lahtrite sisu ühendada. Ja see oli ka viimane osa antud arvutamise peatükist. Järgmistes videolõikudes läheme juba tabelite kujundamise juurde.